Talvine jääalune püük ei ole mitte ainult Sikuska meeste hobi, vaid kutseliste kalurite igapäevane töö Peipsil ja Võrtsjärvel, kus kala püütakse nakkevõrkudega. Talvine kala on uimane, rohkem aega magab ja liigub põhja peal. Jääalune püük algab esimese jää tulekuga ja kestab seni, kuni jääolud lubavad. Nüüd hakkame siis seda võrku jää alla ajama. Selle jaoks on olemas mul siin ka siis 25-26 meetrit pikk irrelatt, mille ma siis ajan siia jää alla. Järgmisena panen talle nööri karabiiniga järgi. Ma võtan teiselt poolt selle irrelati august välja, siis ma saan selle nööri kätte ja nööri pidi ma tõmbangi selle sama uuesti selle võrgu jää alla sisse. Me teeme seda tööd kahekesi ja me lükkame selle siis lati siia jää alla. Nii, ja nüüd me kohe. Ja nüüd ta läheb siia. Nii, nüüd on ta all. Nöör on kindel ja nüüd me läheme teeme ühe vaheaugu, et me saame seda irrelatti nüüd edasi lükata. Sellega me nüüd otsime jää alt selle irrelati ülesse. Ja nüüd me lähme edasi. Nüüd on üks auk veel teha, kus me võtame selle irrelati välja. Nii, nüüd me meelitame selle asja siia nüüd kuidagi viisi üles. Hoia. Nüüd ongi meil see nöör käes. See nöör on käes ja nüüd me läheme teise augu juurde ja sealt me hakkame võrku sisse laskma. Ma seon ta nüüd siin kinni, kindlalt. Kontrollin üle, et see jumala pärast lahti ei jookse. Meedu peame hakkama otsast pihta. Abiline juba tõmbabki mul. Tõstan üles võrgu karabiini, omavahel kokku ja valmis ta ongi. Tinaröör viib selle asja põhja ja korknöör hoiab selle võrgu üleval. Temal peab olema nüüd nii palju välja arvastatud, et kui nüüd siia see kala tuleb siia sisse, et ta kohe põhja ei vaju sellega. Ta peaks oma nina siia sisse panema ja kuna kohal on siia huvitavad lõpus ääred, need on nagu noad siin, need on nii teravad, et siin tegelikult sõrvega ei tahagi puutuda. Tal ei ole palju siin vaeva näha, et ta siia sisse jääb. Kui on ikka külm meil ära olnud, siis me tuleb lihtsalt tuuraga meil siis auk lahti ja see sama tokikene väike märgistab ära, et mul on nüüd 50 meetrit võrku siin. Siin on nüüd võrgud kinni seotud omavahel ja siis ma üritan selle nüüd lahti teha. Minul on ta nööridega, niitidega niiviisi alla lastud, mul omal mugavam on. Ja nii ma lapingi selle võrgu siia kenasti augu ääre peale. Teisest otsast on ta muidugi nööriga kinni pandud, et me saame ta tagasi tõmmata. Ja nüüd ma käin selle 50 meetrit niiviisi läbi. Ja siit otsast me saame kala kohe. Siit tuleb meil jälle kala. Latikapoiss. Tegelikult see on nii väike latikas, et ma hea meelega laseks ta tagasi. Kenasti elu peale. Äkki ta ütleb teistele edasi, et nad järgmine aasta tagasi tuleksid.